Head päeva! Kuulate Bernd Mikael Grosch futuristlikku romaani Mina, Mosra. Autor soovib teile head meelelahutust ja loodab, et see, mida kuulete, on teile kasulik. Lõbutsege! Kirjeldus. Ulmeromaan Mina, Mosra räägib Roswelli lennuõnnetusest ja selleni viinud sündmustest tulnuka Mosra vaatenurgast. Lugeja saab teada, kuidas ja miks juhtus, et inimkond maal pühkis end välja ning kuidas mõned eliidist ellujäänud ei jõudnud kaua ehitamisel olnud kosmoselaeva õigeks ajaks valmis saada, et põgeneda ja lasta ülejäänud inimkonnal hukkuda. Selles seikluslikus romaanis valgustatakse kaasaegse poliitika irratsionaalsust ja kõledust, nagu ka võimalikud stsenaariumid inimkonna tuleviku ja inimkonna järeltulijate jaoks. See ei puuduta verejanulisi tähesõdasid, vaid inimkonna tuleviku võimalusi ja juhtumeid. Sissejuhatus. Mõned inimesed on muutunud kahtlustavaks ja mõtlevad, miks näib maailm vajumas kaosesse, ilma et näib, et vastutavad poliitikud teevad vähimatki katset sellele vastu seista. Mõned neist inimestest mõtlevad õigustatult, kas midagi nii tõsist on juhtunud, et maailmapoliitikud nii käituvad või mitte. Näib, nagu teaks poliitilise tasandi eliit asju, mida nad lihtrahvale varjavad. Teistele tundub, nagu oleksid maailmajuhid lihtsalt rumalad või vallatud võõra võimu käes, millele nad ei suuda vastu seista ja mis paneb neid tegema asju, mis trotsivad igasugust mõistust. Aga mis jõud see olla võiks? Millise võimuga võiks õnnestuda soovitada märkimisväärsele hulgale riigimeestele, et nad peavad tegutsema igasuguse mõistuse vastu ja viima oma planeedi paratamatult hävingusse ja ennekõike, kuidas saaks sellist mõju saavutada? Läbi hüpnoosi, läbi tundmatute keemiliste ainete tarnimise. Tehniliselt peaksid seda tüüpi manipulatsioonid olema täiesti teostatavad, soovitavad selliste teooriate pooldajad, teised aga taandavad sellise spekulatsiooni fantaasia valdkonda ja teevad nalja vandenõuteoreetikute üle, keda siis sageli kujutatakse, kuid mitte täie mõistuse juures. Sellegipoolest tajuvad kõik, et asjad lähevad käest ära, et miski pole korras, ei saa enam õige olla. Aga mida? Mis sunnib vastutajaid kogu planeedil sõdu alustama, neid sanktsioonidega provotseerima, hoiduma keskkonnale kahjulike ainete keelustamisest ja nende asendamisest kasulikumatega? Tehnoloogia oleks juba ammu saadaval olnud, aga miks seda ei kasutata? See ei saa olla puhas ahnus, sest raha saaks ka uute paremate tehnoloogiatega. Mis see siis olla võib, mis ajab maailma kinniseotud silmadega ja ometi suutmata sellele peatada, kuristikule aina lähemale? Tõde on see, et väike ring inimesi, kes salaja esindavad planeedi maaeliiti, teavad, et see pole niikuinii oluline, sest nad on kindlad, et suur, kõike hävitav sõda tuleb niikuinii ja see ei võta seetõttu aega. Sample complete. Ready to continue?